No tšau, ma siin mõned nädalad olin abis ühel paaril. Aga selline paar, kes oli nagu ületanud või väga sügavas kontaktis iseendaga, et nii-öelda selle inimeseks olemise barjäär oli nii-öelda ületatud. Ja väga väekad ja tundlikud olendid on ja siis, aga niimoodi, et vaata, kui sa hakkad nagu kui me hakkame nägema kaugemale füüsilisest kehast, nagu ütleme, et inimene tuleb sul vastu, jalutab tänava peal vastu, sa näed, füüsiline keha tuleb, aga sa näed või sa tajud või sa tunned, kuidas iganes kaugemale ja sa ei näe inimest, aga sa tajud olendit ja mis seisundis tema olemus on, millist energiat ta hetkel endast välja kiirgab. Ja siis, aga mida tundlikum inimene on, mida tundlikum ja kohal ja teadlikum inimene on, seda selgemini ta nii-öelda kaugemalt ära tunnetab ja tajub. Ja siis seal noh, me tihti nagu et me kõik tunnetasime ja tajusime nagu kaugelt teineteist ära. Ja kui kellelgi oli mingisugune mõte ja mingisugune mõttejada ja vaata, meie energia, meie olemus võtab selle mõttekuju ja me mõtleme, et meie mõtted on privaatsed, et keegi ei näe meie mõtteid. Inimesed näevad, me ei näe võib-olla sõna-sõnalt, mis mõte on. Aga kogu su olemus, energeetiline olemus võtab selle mõttekuju või mõttetunde. Igal mõttel on nagu, käib kaasas oma sagedus või oma tunne, oma vibratsioon. Ja inimesed, kes on nagu hästi tundlikud, need tajuvad ära selle, mis sagedusega tegu on. Ja seal oli niimoodi, et kaugelt juba ühtegi mingit saladust ei saanud olla. Ainus võimalus, et sa saad olla aus. Et midagi varjata ei saa, nagu kõik, sa paistad läbi, et ei ole mõtet üldse midagi varjata. Siis ühe korra sõime õhtust, aga mul oli just ühed protsessid käisid. Mul nii-öelda elu sättis ühe tingimuse või tõi midagi mulle nähtavale. Ja siis, aga ma võtsin selle mõttekuju ja millisel ma ennast nagu see mõte näeb. Ja siis, aga ma teadsin, et nagu teised tajuvad ka seda, siis ma mõtlesin, et ma hoian nagu ei lähe, üldse et ma ei taha nende energia välja nagu solkida selle madala sagedusega. Ma hoian nagu eemale, teen oma asju ja mõtlesin, et töötan läbi selle. Ja siis, aga siis üks õhtusöögi aeg see naisterahvas ütleb, et esimese asjana põhimõtteliselt ütleb, et mis iganes valik sul mõttes on, kui see tekitab sus nagu raske tunde, kokku tõmmanud tunde, siis see valik pole see. Ma mõtlesin, mine pekk. Ma just mõtlesin ühte asja teha. Ja siis ta isegi ei teadnud, milles asi on või mis toimub. Ütleb mulle laks sellise asja. Ma mõtlesin, okei, seda oli praegu täpselt nagu rusikas silmaauku. Seda oli vaja kuulda nagu, et muidu oleks toimunud viga. Ja siis said nagu hetkega tulin sealt nagu vaata, muidu on see mõttekuju, mis sa võtad. Aga kui tuled nagu selleks, kes teab,
et tal on mõtted, tulid nagu välja sealt mõttest, kohe kogu reaalsus muutub. Nagu põmm, täiesti uues maailmas elad. Nagu niipea kui sealt mõttest, sellest madalasageduslikust mõttest välja tulla. Iga mõte moonutab, kui me võtame see mina olen selle mõtte kuju, siis see moonutab kohe, kuidas me asju näeme. Millises maailmas me elame. Nagu kohe, ma nägin 3 sekundiga mu sagedus muutus nagu drastiliselt ja kogu maailm muutus, maailmavaade, kuidas ma maailma nägin, muutus nagu. See on ka nagu, ma näen üks hea põhjus, et üksinda võib-olla teinekord võib jääda liiga pikaks kinni. Nii-öelda, vaata kui kunagi olid nagu, inimesed olid nagu lähestikku, elasid rohkem lähestikku ja puutusid teineteisega nagu kokku rohkem, siis oli see, siis kellelgi oli emotsionaalselt mingisugune teema, siis sai uuesti nagu joone peale aidata. Ma nägin nagu elavalt seda efekti, mis endaga nagu nii-öelda kaasa tõi. Et miks on üks kasutegur, kui sul on ümber nagu teadlikud inimesed. Ja vaata, teinekord ei olegi vaja muud nagu selles suhtes, et hakata muutma või aitama kedagi või sa lihtsalt lubad olla teisel inimesel selles seisundis, mis ta on hetkel, aga sa lihtsalt võib-olla ta või on vaja mingi paar lauset vahetada, aga see teise inimese muutmine, see soov isegi aidata, kui pole küsitud ja see muutmine, kohe tõmbavad plokk ette. Nagu kohe on nagu plokk ees, inimene nagu alateadlikult tunneb, et ta on nagu vigane või tal on midagi viga. Aga kui lihtsalt teinekord lubada olla ja ise oled nagu nii-öelda siis oma endaga nagu heas kontaktis, siis see juba see võib aidata inimesel nihke ära teha. Aga praegu, et väga palju sellist tuge maailm muutub järjest võõramaks sellisele emotsionaalsele nii-öelda toele. Mida sügavama kontakti saab, ma näen endaga, seda sügavamale või kaugemale näeme ka, tunneme ka nii-öelda teisi. No lõpuks hakkab see piir nagu hägustuma, nagu lihtsalt üks ja sama asi olend, aga erinevates kehades lihtsalt. Ja tekib see nägemine või tunnetamine või tajumine, kui enda füüsilisest olemusest kaugemale saame, et kuule, ja ma hakkan aru, ma ei olegi see füüsiline keha nagu, siis hakkame ka teistesse sügavamale nägema, teisi sügavamalt tajuma ja tunnetama. Vähemalt mul on see nii. Ja tõenäoliselt on see teistes kehades ka nii. Kust saab tunne alguse? Nagu, kui sa mõtled, nagu, et kas kui see käeliigutus, kus see algpunkt on? Nagu, kus see signaal hakkab? Kus see algab? Või kust algab, tekib emotsioon või tunne? Kust need tekivad? Kust ta alguse saab?
vaata, kas sa saad muuta seda tunnet, sinuks olemise tunnet saab muuta. Kui kõrge, vaata saad sa nagu mitte selle füüsilise kehaga mängida, vaid selle energeetilise kehaga mängida. Kas sul on võimalik nihutada nagu seda seisundit? Muusika näiteks, kui sa kuulad muusikat, erineval muusikal on taga erinev tunne käib kaasas või tekitab erineva nagu teistsuguse elus olemise kogemise, aga mitte mõtlemise teistsugusest kogemusest, vaid tundeline, et mitte mentaalne, vaid tundeline, nagu sa tajud, tunned teistsugust kogemust. Kui sa paned näiteks peale mingisuguse rokkmuusika ja sellise sünge hardcore rokkmuusika, nii, või sa paned mingisuguse armastuslaulu ja aeglase armastuslaulu. On ju erinev tunne seal nagu, ega üks on vaata see sõna, mida nad laulavad. Teine on see hääl, millega nad neid sõnu laulavad, siis on see rütm. Aga seal on ka midagi veel, seal on tunne, mis tekib seda laulu kuulates või seda muusikat kuulates. Ja. Selle kihiga ma näen, on äge ühendust saada või läbi selliste läätsede seda reaalsust kogeda. Kuule, aga kõik jääb praegu.